Tere tulemast saatesse Global Eye. Mina olen Natasha Kirutšuk. Ja koos sukeldumas sügavamat maailma, kus me elame. Aga kõigepealt vaatame, mis meil täna õhtuses saates on ja need on meie vaatenurgad. Ukraina väsimatu droonirünnakute kampaania on tabanud Venemaa poolt okupeeritud Krimmi nii tugevalt, et sealsed võimud on nüüd avalikkusel täielikult keelanud kütuse ostmise. Nüüdsest teenindavad bensiinijaamad ainult valitsuse sõidukeid. See tähendab, et tsiviilisikud ja ettevõtted ei saa kütust osta. See karmistamine järgneb Ukraina rünnakule naftabaasile Hersoni sadamalinnas, kus hukkus 4 inimest ja sai vigastada ligi 30. See on kõige karmim kütusepiirang, mida Krimm on näinud pärast seda, kui Venemaa poolsaare 2014 aastal ebaseaduslikult hõivas. Ja see pole juhus. Kiievi strateegia on selge. Lämmatada Venemaa kütusevarud, tühjendada tema sõjakassa ja survestada Putin selleni, et ta oleks sunnitud läbirääkimistele tulema. Ja Bolivia president kaotas lõpuks kannatuse. Rodrigo Paz on kuulutanud välja eriolukorra ning saatnud sõdurid ja buldooserid eemaldama teetõtteid, mis on riiki juba peaaegu 2 kuud lämmatanud. Me räägime siin tõelistest puudustest, kütus, toit, ravinid ja majandusest, mis kaotab miljardeid. Kes selle taga on olnud? Ametiühingud, põlisrahvaste rühmad ja talunikud on juba nädalaid protestinud, sest nad tahavad, et Paz lahkuks. Ta on Bolivia esimene konservatiivne president viimase 20 aasta jooksul ja nad ei ole selle üle õnnelikud. Rohkem kui 50 aasta jooksul. Rohkem kui 50 päeva näitas Bolivia kannatlikkust, ettevaatlikkust ja valmisolekut dialoogiks. Me otsisime rahu kuni viimase hetkeni, sest mina olen alati uskunud ja see valitsus on alati uskunud, et juhi tugevust ei mõõdeta selle järgi, kui kiiresti ta jõudu kasutab, vaid tema võimes seda vältida. Kuid tuleb hetk, mil tegevusetus ei ole enam ettevaatlikkus, vaid vastutustundetus. See hetk on saabunud. Kõige selle taustal varitseb Evo Morales. Ta on tulihingeline endine president, kes varitses Boliivias üle 10 aasta ja kellel on siiani tohutu poolehoidjate hulk. Paz ütleb, et tema on see, kes niite tõmbab. Morales ütleb, et see on täielik jama, kuigi ta ei varja end ja seisab ise silmitsi eraldi kriminaalsüüdistustega. Nüüd on unistuste rannapuhkus Dominikaani vabariigis muutunud täielikuks põudusunenäoks. Massiivne tulekahju on laastanud populaarses Pajahibe kuurortlinnas, tappes ühe Itaalia turisti ja vigastades vähemalt 9 inimest. Peaaegu 1700 külalist tuli evakueerida, kui leegid laastasid Viva Wyndham Dominiques Beach hotelli rannapoolseid hooneid. Vaata vaid seda. Uurijad ütlevad, et tuli levis nii kiiresti, et on raske mitte mõista miks. Palmilehtedest rookatused ja tugev tuul on kindlasti ohtlik kombinatsioon. Kuid hoolimata kogu sellest taosest rõhutavad võimud nüüd, et laiem puurordiala on avatud ja töötab tavapäraselt. Pärast neid pilte on seda raske uskuda. Nüüd on Barack Obama tagasi ja tal on midagi öelda. 44. president on naasnud oma kodulinna Chicagosse, et avada kaua oodatud presidendi keskus linna lõunaosas. See on $850 miljoni suurune aedade, galeriide ja rohealadega kompleks, mille loomine on kestnud aastakümneid. Tuhanded inimesed kogunesid järveäärsele pidustusele, kus esinesid teiste seas Stevie Wonder ja Bruce Springsteen ning rahva hulgas olid isegi 3 endist presidenti. Soovisime, et see oleks elav ja elujõuline kogukonna pidustus, kus saame koos õppida ja jagada kunsti, muusika, spordi ja mängurõõme. Sest just nendel hetkedel meile meenub meie ühine inimlikkus. Ärgu olgu kahtlust, see polnud lihtsalt lindi lõikamine. Obama kasutas seda hetke, et seista vastu poliitilisele inetusele, mis tema sõnul on praegu riiki lähestamas, mainimata kordagi Donald Trumpi nime. Korraldajad ootavad, et keskus võtab aastas vastu kuni 1 miljon pilastajat. Ja linnas on uus Air Force One. Donald Trump on tutvustanud oma uut presidendi lennukit, milleks on ümber ehitatud Katari omanduses olev Boeing 747. Ja see pole sugugi tagasihoidlik. Tumesinine allosas, punane triip külje all ja hiigleslik Ameerika lipp sabal. Trump nimetab seda oma lendavaks valgeks majaks, mida keegi pole varem näinud. See lennuk on kinnitus Katarilt, mis tekitas eelmisel aastal selle vastuvõtmisel rohkem kui paar eetilist küsimust.
ja seda kasutatakse seni, kuni Boeing toimetab 2028 aastal kohale pikalt hilinenud ametliku asenduslennukite pargi. Trump ütleb, et uus lennuk teeb oma rahvusvahelise debüüdi järgmisel kuul toimuval NATO tippkohtumisel Türgis ning teeb ülelennu 4. juuli pidustustel. Ja lõpuks mõned positiivsed uudised. Üks ainus süst on viinud selleni, et emakakaelavähk on ühe põlvkonna jooksul peaaegu kadunud. Inglismaa teadlased on just avalikustanud üsna erakordse avastuse. Noortel naistel, kes said HPV-vaktsiini juba lapsena, on peaaegu olematu võimalus surra emakakaelavähki enne 30. eluaastat. Tegelikult ei surnud aastatel 2020 kuni 2024 ükski 20-24 aastane naine selle tõttu. Mitte ükski. Siiani on päästetud umbes 200 elu ja teadlased ütlevad, et see pole midagi võrreldes sellega, mis tulemas on, kui rohkem vaktsineeritud naisi vanemaks saab. Praegu on probleem selles, et piisavalt palju lapsi ei saa vaktsiini. Inglismaal on vaktsineerimishõlmatus 76%, mis on palju madalam kui vajalik 90%, et töö lõpuni viia.